sytuacja podopiecznych Otto Bercia w pierwszej połowie. W drugiej szansę miał Tapalowicz, ale po jego strzale piłka tylko musnęła słup. W drugiej minucie jeszcze szansę mieli piłkarze z Estonii. Anders Oper i Pletikosa ratuje gospodarzy przed porażką w pierwszym meczu. Tylko zremisowali u siebie z Estonią. Võideti võõrsil läbi häda Andorra 1-0 ja värava lõi Wesley Sonk. Aga siin siis esimene löök praegu Eesti väravale ja Mart Poom viilab palli ja värav. Kõige halvem üllatus, mis praegu üldse olla sai. Pall nagu tuli tema kätte ja libises lihtsalt käte vahelt ära. On, et väljak on märg. Vaatame veel korra seda situatsiooni. Ja tõesti, Mart Poom ise laseb selle palli praegu käte vahelt läbi. Ning number... Jeszcze jedna sytuacja, popatrzmy. Terechow świetnie do Opera, znakomite odegranie i to jest najlepsza sytuacja. Bułgarzy nie mieli tak czystej, klarownej sytuacji jak ta. Trudno było napastnikowi estońskiemu obronić ten strzał. Rzut wolny dla Bułgarii. Krasimir Bałakow. Bomb. Niewiele było takich czystych okazji do zdobycia gola w tym spotkaniu z obu stron. Może dlatego, że... Kui me mängime selliste pikkade pallidega, siis peaks seal karistusala keskel olema võib-olla veel üks meie mängija juures. Nüüd on eestlastel võimalus. Hea sööt Teerjalt ja Indrek vormistab ära ka. Ja Indrek Selinski 20 liikme jättis palli Selinskile ja Selinski kogenud mängijana ilusti jälgis väljas värav Indrek Selinskile Eesti koondise eest mängides. Päris palju vabadust oli ka, väravat tuli küll jälle. Kollane kaart all, nii et tasuks ettevaatlik olla. Ja nüüd oli väga hea rünnak jällegi Eesti meeskonnal ning Indrek Selinski taas on see mees. Nüüd võiks juba öelda, et lähedal 3 võidupunktile Euroopa meistrivõistluste valikmängus. Head senderdust. Pall tuli suurepäraselt Indrek Selinski pea peale ja siin ei suutnud. Lindpere päris ohtlikult sai löögile ja Kristel jookseb palli eest ära, aga Lindpere kõmbutab müüri. Ja nüüd on Allasel võimalus. 40. Ja pall on väravas! Teet Allas on viinud Eesti meeskonna juhtima üks, milleks Koldo Andorra väravas valmis ei olnud, kui seal meeste vahelt kauglöögiga. Mitu mängijat, vaatame seda rünnakut. Haavistu ja tõstab palli üle väravahi, kuid ja nüüd pall oli sees, pall oli poole ajal juhtima läinud. Ja see oli Kristjan Viikmäe kaurus. Veel kord siin. Näeme, kus Viikmäe võtab hoogu, sihib ja võimas löök värava poolt siis puhtalt, ei ole mingit kahtlustki. Eesti juhib 2-0. Ja nüüd Jerko Leko võttas palli Rapaitsile, Rapaits tema vastu Teet Allas, Rapaits senderdab. Ohtlik olukord ja said siit Horvaaditele värava, mida nad nii väga igatsesid. Rapaitsi senderdus. Ja lausa oma mängija nüüd Rapaitsi senderduse tuli väga karta. Ja, pall läks nii palju kõrgelt, Mart ei ulatanud seda. W biało-zielonych strojach gospodarze rozpoczęli od mocnego akcentu. 16 minuta i pierwszy gol w tym meczu. Piękny strzał w krótki ruch. Podobnie jak u Chorwatów, tutaj w głównych rolach piłkarzy w Bundeslidze, tyle że Martin Petrow to gracz drużyny VF. Z tego meczu strata piłki przez drużynę Estonii w środkowej strefie boiska, wykorzystali to gospodarze, a tym Bundesligi, bo tylko tacy strzelali tutaj bramki. Dimitar Berbatow to zawodnik na co dzień Bayeru Leverkusen. Nägi, et vabaneb sealt Dimitar Berbatov ja Leverkuseni Bayeri ründaja tegi. Aga pall on väravas
just siis, kui jõudsin soovida vastu läinud 1-0. Ja tegemist on Pensa. Ja nüüd on Belgial 2-0 värav ja Toomas Puhvel selle autoriks. See tekitas omakorda belglastele meie kaitsetsoonis rohkem manööverdamisruumi ning selle tulemuseks on see, et Toomas Puhvel on